Oleme siis täna oma kaameriga tulnud siia Tallinna kergejõustikuhalli, kus on toimumas siis Eesti versus maailm rammumeeste võistlus. Tegemist on siis Eesti 6 tugevama rammumehega, kelle vastu pandud siis Champions League 6 kõige tugevamat meest hetkel. Tänasel võistlusel on kõige suuremad staarid meil Ervin Katona ja Kristof Ratsikovski. Need on mehed, kes väga pikalt seda rammumehe võistlust teinud ja nad on tuntud üle maailma. No здравствуй, Kristof. Ну, как чувствуешь себя перед соревнованием? Хорошо. Это хорошее место. И я вижу, хорошие дисциплины будут. Хорошие соревнования. Какой самый лучший дисциплина у тебя сегодня будет? Ну, Viking Press, Farmers. Ну, все такие хорошие для меня. Как думаешь, кто будет выиграть? Эстония или Венгрия? Ну, я не знаю, посмотри. 6 упражнений и будем знать. Ja järgmine Eesti märgilane Meelis Vei. Meie siis Eesti tiimi ridades on ka 2 meest, kes käivad Champions League võistlustel võistlemas. Need on Meelis Peil ja Lauri Nemi. Mõlemad mehed on top 10. Nii et meie mehed esinevad selles sarjas väga hästi, arvestades seda, et Eestis on ainult 1 200 000 natuke peale inimest. Eesti on rammumehe kaardil väga tugevalt oma koha sisse võtnud. Meelis, sina oled juba seda mõõtu mees, vähemalt välimuselt nagu need teised vastased. Kuidas sinu enesetunne enda tänast võistlust on? No, siiamaani on enesetunne kehva nagu ikka enne võistlus, aga ma arvan, et läheb hästi. Kuidas treeningud läinud on? No siin vahepeal oli väike üle treening ilmselt, aga nüüd on puhanud, et on kõik korras. Kus sa oma kõige tugevamalt külge täna näed? Noh, ma usun, et karussell ja kivid. Täna pead sa võistlema oma Champion Liiga kaaslaste vastu. Kuidas enda tunne on? Tunne on hea. Mis sa arvad, milline ala täna sulle kõige rohkem sobib? Karussell kivid. Karussell ja kivid. No Meelis ütles sama, nii et tundub, et sealt võib tulla Eestile topeltvõit. Ja võita saab ikkagi üks mees. No vähemalt esimene teine koht. Ja, seda küll. Milline on su kõige nõrgem koht täna, mis sa arvad, et kus sa võiksid libastuda? Väga nõrkased alast täna ei ole, et mis sellised mingid auto hoidmised asju, et sellised täna ei ole, et väga nõrk ala nagu ei tohiks olla. Nii et arvad, et meie võidame? Loodan. Hoiame püüalt, et meie võidame. Lihastesse tuleks, sest kohe hakata nägema tõelisi müstilisi raskusi, mida hakatakse siin liigutama. Ja esimene ala on selline kompleksala, kus siis mehed peavad tiimina tööd tegema. 300 kilo kätte otsa ja siis aja peale teisele voole. Et Eesti mehed võtaks siit kohe ära, väike libastumine Kalevi poolt. Ai, Kalev! Praegult sõrmed andsid järgi, kui mees oli kindlalt 5 meetri jagu eespool. Väga hästi! Eesti läks uuesti ette! Selline on Rauno Viisa! Ja läheb Markus Männikul. Teine kordus. Pergutame! Kolmas kordus, praegult läheb suht võrdselt, natukene on võib-olla Aleksis, kuid ei. Lõpeb kõik võrdselt. Mareks. Ja teise pool Kristof. Tulevad väga võrdselt. Ja Lilleriga kiiresti. Lauri on alustamas Eesti võistkonnast. Ai. Natukene läks siin kaduma, kui tergutame siis kõik on võimalik. Lauri läheb väga pikka sammuga. Viimane sõna jääb meil Meelis Peilile. Ja Meelis peab näitama nüüd otse üle kohe. Väga hea Meelis, tergutame Meelis. Ai, praegult libastus. Korralikult Meelis. Ja Mauro Järvi biceps kahjuks andis kõõlusest järgi, nii et kui teeme aplausi sellegi poolest meestele. Ja praegu on siis Meelisel hea võimalus ka siin maailmaklassi mehe vastu kohe alustada meremehe võnniga, näidata oma trumpi. Meelis lausa lendas.
ja Meelis aeg 11.76. ja teeme aplausiga Ervinile, kes nii efektse liigutusega selle raskuse maha pani. Ja Ervini aeg 16.88, mis ei ole üldse halb. Ervini aeg siis 16.88. No Lauri, loodan, et sa vuhised sama kiiresti, nagu meie Meelis ja Rauno seda tegid. Ja nüüd elame Laurile kaasa. Lauri tahab võtta siin kindlasti nüüd esiotsa tulemust. Kas lööb Meelise tulemuse üle? No tuleb ka aeg siit väga korraliku ajaga. Ja Rauno aeg või, vabandust, Lauri aeg 14.39. Ei, ma arvan, tuleb väga kõva andmine. Et sa just riietusruumist tulnud, et kõik on kole suured ja tugevad. Aga on õnneks sellised alasid, kus on kiirust ja vastupidavust vaja. Et ma arvan, et meil on päris head šansid. Kus sa näed, et kus sa kõige suurema enda panuse saad tänases võistlus panna? Oi, ära küsin nii rasket asja, ma ei tea. Ma arvan, et ennast ma kindlasti üllatan täna Viking pressis. Et Merevees peaks olema okei. Ma arvan, et ma jään Viking pressi juurde. Viimasel aastal, nagu Janek ütles, on ka ülemine ots läinud tugevamaks. Ja elame siin praegu Markusele kõvasti kaasa, et ikka esiotsa tulemus ära tuleks ja meeskonnale võimalikult palju punkte tuua. Teie ees Markus Männik. Jõlgutame Markus! No nii, 2 kordust, nüüd oleks veel vaja. No nii, kas tuleb 1 veel? Ai, Markus tugev tõuge. Jõlgutame veel! Tule! Napilt. 3 kordust, aga ikkagi hea tulemus. Teeme aplausi Markusele. Napilt jäi 4 tulemata. No nii. 9! 10! 11! 13! No nii. Ootame. 14! Ja 15! 15! Teeme aplausi! Aplaus! Kristof näitas nüüd korralikult hambaid vastu. No привет, Миша. Первый раз в Эстонию. Как чувствуешь себя? Чувствую отлично себя. Эстония вообще классная страна. Упражнения хорошие, достойные. Я буду работать. Как ты думаешь, кто выиграет, Эстония или мир? Estonia. Okei, молодец. Mihhail siis Venemaa esindaja, saavutanud Venemaa võistlustel tugeva mehe valimise 3. koha. Ja erutame Mihhaili! No nii. Tundub, et esimesed poolringi ei ole ka talle problemaatiline. Davai, idjom! No nii, no nüüd võiks teed juba maha panna. Aina Kalevi joon on tal ju ees, aga ei tulnud üle! Kalevi parem koht jäi püsima. Rasmus! Biitsepsil oli veresoon sama suur kui minu biitsepsina. No nii! 1 ring täis! Tuleb! Aplaus! Ну что? Почему так мало? In all strongman events, I hate and I don't like this. No ma olen seda kogu aeg öelnud, me oskame alasid valida. Thank you, Kristof! No nii! Ai! Esikoha kätte ja ergutame!
Eesti võitis! no nii, Lauri, täna 3. koht, Eesti võit. Kas sa oled rahul võistlusega? Eesti võiduga kindlasti enda 3. kohaga ka, sest ma poole siin võistluse pealt oleks enda arvates nagu ära minestanud juba, et enesetunne oli nii väsinud ja no nii rasket võistlust ei ole see hooaeg olnud mul. No karussell oli tõsiselt raskeks tehtud ja no näha oli, et sa võitlesid päris tugevalt, et see oli päris kõva katsumus, et sa ja näha oli, et sul oli väsimus tegelikult sees. Karussell tegelikult mulle tegelikult ta meeldis, et ta oli raske, sest vaata, kui oleks veel rohkem ringi olnud, siis ma oleks ilmselt veel rohkem väsinud ja veel rohkem sinine näost olnud. Esimene koht ja Eesti võitis. Tunded? Tunded on ülimad, super tunne on. Et absoluutselt ei uskunud, et võiksin täna võita. Et pigem arvasin, et sinna heal juhul, kui kõik väga hästi läheb, et tulen 3. maksimum, aga et võit, et väga rahul on. Ja Eesti ka võitis, et väga hea.